Tere, Timo! Tere! Tore sind ka siin põllu peal näha, et püüdsin su siit tee äärest mööda sõitma seal kinni. Ja. Kus siis sul hooaeg läinud on? No näed, raps on koristatud, kõrrekoorimine on tehtud, umbrohud tärkavad ja Ernes sai üles üleeile, nüüd on veel natukene nisu koristada ja otra ja siis on selleks aastaks koristusega kõik. Väga hea. Aga selles mõttes juba hooaja ju nii-öelda ettevalmistused käivad, et mis siin sinu edasised sammud on? No eks siin on varist ärganud, eks siin on igasugu siukesi pikaajalisemaid umbrohtusid ka, et ja selle põllu tegelikult siuke suur probleem on, et meil on seda rukkikasteine ja muud kõrrelised umbrohtu siin, seda seemnevaru ja kõike piisavalt, et nüüd on plaanis siin siis vaadata mõne päeva, et mis siit veel üles tuleb, siis võib-olla teha üks glüfosaadiring, et saada need pikaajalised umbrohud maha ja see varis ka ja siis tuleks lägavedu ja talinisu võimalikult ruttu, et saaks see aasta varem külvi maha kui eelmine aasta. No, eeldused on olemas. Mõistlik on. Eks sa mainisid ise ka seda kõrrelise teret, eks ongi niisugune pikk nii-öelda järjepidev panustamine ja erinevate harimisvõtetega ja ongi nii-öelda integreeritud taimekaitse selles mõttes, et kasutad ka nii-öelda harimist ja nii-öelda eelnevad nii-öelda üldhävitavad tervitsid ja ka nii-öelda siis sinna otsa on vaja ka sellist toodet, mida siis saab teha tärkamisi nii-öelda järgselt nii-öelda on, et näiteks meie portfellis siis Flight Forte, mida nii-öelda on võimalik kasutada, et millel on nii, sinul küll CL-varisti näiteks rapsi ei ole, aga see näiteks aitab ka CL-rapsi varise vastu ja ka kõrreliste vastu, et nii murunurmikas kui rukkikastein ka nii-öelda spektris on. Et jah, eks see Flight Forte on üks valikutest, teine variant on siis vaadata, kuidas nisu talvitub ja leida siis kevadised lahendused, aga kindlasti on see üks lahendustest, mida me kaalume. No väga hea, aga ma tean, et sul on juba kiire jälle, ikka nagu kõigil praegusel ajal, et eks siis tore, et said korra peatuse teha ja vestelda. Jah, palun. Me järjest viime oma selle aasta saaki kokkuostu sadamatesse ja palju on tulnud tagasisidet, et selle aasta fusarioos on probleemiks. Kuidas seda vältida? Minu silmis on see selline kompleksne nii-öelda lähenemine, et mulla harimine ja külvikord, kui on nisu põllud, nii-öelda nisu järgi külvikord, kindlasti künda see vana nii-öelda põhk ära nii-öelda matta. Kui võimalik, siis sorteeriga puhas nii-öelda kvaliteetne seeme saada, see on ka kindlasti selle nii-öelda tõrjumisel üks alustalasid on, et see nii see kõlu nii-öelda välja tõmmata või siis nii-öelda sõela pealt saada kätte. Ja ka viimase, kuid mitte kõige vähem tähtsana nii-öelda abinõuna puhtimine ikkagi. On ikkagi puhise valik. Et kui me siin plaanime uut külvi, siis kindlasti keerake või pöörake tähelepanu kvaliteetsele puhisele ja puhtimisele. Ja, et üks nii-öelda odavamaid haigustõrje nii-öelda võtteid, et kindlasti siis meie tooteportfellist Kinto Plus ja 1,5 liitrit tonnile, et siin väga nagu kompromissi selles mõttes teha ei saa, et see maksimaalselt ikkagi seda toimeainet sinna nii-öelda seemne peale nagu saaks. August on päris intensiivne olnud. Hubert, mitu kilo kaotanud oled? Lausa 5 kilo viimase kuuga. Ära muretse, kuu aega on veel intensiivset töö tegemist ees, et saab veel kaotada kilosi. Paneme rõhku külvile, uus külv tuleb. Rapsis on intensiivne pritsimise teema veel nii-öelda õhus. Tuleb pidevalt seirata, täpselt nagu täna rääkisime, nälkeid, umbrohtusid, kasvu reguleerimine. Et kõik vajab kogu aeg tähelepanu. Ja koristusele tuleb ka veel hiilepunkt panna nii-öelda. Viimased saagid veel salve. Igatahes püsige lainel ja uute juttudeni. Näeme.